Aitäh, et olete siin koos meiega ja jagate seni kogutud teavet ja aruandeid. Ma mõtlen, et me ootame endiselt ametlikku kinnitust ja üksikasju, aga mida võib eeldada, et selles kokkuleppes arutatakse ja sellesse lisatakse? Niisiis, see kokkulepe loo põhimõtteliselt ajakavad, et arutada kõige olulisemaid küsimusi, mis on selle konflikti tuumaks Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel. Ja loomulikult on Iisrael siin Ameerika Ühendriikide poolel, kuid ei ole ametlikult läbirääkimiste osaline. Nii et nad vaatavad põhimõtteliselt teemade eristamist. Hormuzi väina küsimus tuleks järgmise 30 päeva jooksul lahendada. Ja tuumaküsimus, mis on tegelikult siin peamine, selle jaoks on ette nähtud 60-päevane ajakava, et jätkuvate läbirääkimistega jõuda täieliku kokkuleppeni, mis ületab vastastikuse mõistmise memorandumi. Ja me teame, et USA nõuab, et uraan, 440 kilogrammi uraani viiakse Iraani pinnalt välja. Kuhu see viiakse, keegi ei tea. Küsimusi on palju. Küsimusi on palju rohkem kui hüüumärke, aga need on põhimõtteliselt need 2 ajakava, mida praegu vaadatakse. 30 päeva Hormuzi väina läbirääkimisteks, 60 päeva tuumaläbirääkimisteks. Seda ütlevad iraanlased ise oma meedias ja me peame nägema, kuidas see tegelikult kujuneb. Hästi, Jakob, jää meiega siia stuudiosse. Tuleme varsti sinu juurde tagasi, et seda kõike põhjalikumalt arutada. Aga meiega liitub nüüd arutelu jätkamiseks Ariel Cohen, Atlantic Councili vanemteadur ja International Market Analysis asutaja. Suur tänu, et meiega liitusite. See tähendab, et on olnud 40 päeva sõda, 40 päeva relvarahu, 1000 elud on kaotatud, suurim häire maailma energiavarustuses alates 70-ndatest. Ja esimene küsimus, mis pähe tuleb, mida on Iisrael ja USA sellest saanud, nüüd kui me vaatame võimalikku kokkulepet? No lihtne on alustada sellest, mida Iisrael ei saanud. Iisrael ei kõrvaldanud strateegilist ohtu oma eksistentsile, mis tuleneb Iraani mullahite teokraatlikust diktatuurist, rääkimata režiimi enda olemasolust. Iraani režiimi ei sunnitud täitma Ameerika Ühendriikide nõudmisi. Ja nüüd, pärast mitte ühte, vaid 2 sõda, ärgem unustagem 2025. aasta sõda, 12 päevas sõda, käituvad iraanlased läbirääkimiste laua taga nii, nagu oleksid nad sõja võitnud. Nii et me peame umbkaudseid läbirääkimisi tuumaküsimuse üle. Ei paista, et Trump suudaks kõrvaldada ballistilistest rakettidest lähtuvat strateegilist ohtu. Mitte ainult Iisraelile, vaid ka kõigile Iraani, Araabia naabritele ja Euroopale. Ja proksi jõududest ei räägita üldse. On olemas folmik 3 jalaga taburet, millel Iraani võim Lähis-Idas toetus. Ja need olid tuumavõimekus, ballistiline arsenal ja proksi jõud. Ja asjaolu, et pärast neid 2 operatsiooni Iraan pigem suurendab oma nõudmisi, annab mulle mõista, et see pole loo lõpp. Ja pole mingit garantiid, et kui me jõuame lähemale Ameerika Ühendriikide olulistele vahevalimistele, on Trumpil julgust võitlust jätkata. Ja see viitab sellele, et Iisrael peab mõtlema kaitse ja ründe prioriteetidele, nagu raketikaitse ja droonikaitse. Mida teha Hezbollah'ga, mida teha Gazas Hamasiga ja lõpuks, kuidas tulla toime Iraani ohuga, sest Iraani oht ei ole kadunud. Õige, ja lähme siis selle juurde. Millega Iisrael praegu silmitsi seisab võrreldes sellega, millega ta seisis silmitsi 6 kuud tagasi või enne sõda mõned kuud tagasi? Mida Iisrael praegu tegelikult suudab teha ja samuti nii lühiajaliselt kui ka kaugemale vaadates? Millised on võimalused, millised on perspektiivid? No võimalused ei lähe paremaks, sest veel mõned kuud tagasi arvasime, et Bibi Netanyahu oli Ameerika Ühendriigid justkui enda poolele saanud ja Iisrael oli täielikult samal joones. Praegu paistab nende läbirääkimiste puhul, et Trump seab esikohale Erdogani, Mohammed bin Salmani Saudi Araabiast ja Katari esindajad. Ja Bibi on justkui vaid tagantjärele mõte, piirdudes ühe hilise telefonikõnega. See ei tõota Iisraelile midagi head.
ja ma pean ütlema, et pärast 7. oktoobri 2023 aasta katastroofi luure läbikukkumine, juhtimise läbikukkumine Gazas ja nüüd väga ebamäärane tulemus Iraanis, Netanyahu paistab Iisraeli valijate ja välispartnerite silmis üha halvem välja. Sukeldume sellesse veidi sügavamalt. Muidugi on see suur rahvusvaheline teema, aga Iisraeli ja Benjamin Netanyahu jaoks, mida see tähendab eelseisvate valimiste valguses? See ei saa olla midagi muud kui poliitiline väljakutse. See on tõesti väljakutse, mis on eskaleerunud. On ka teisi teemasid. on olemas Katari rahaafäär, mis minu arvates heidab Netanyahu valitsusele tumeda varju. Mis juhtus, kes võttis raha, kui palju raha? Mis juhtus rahaga, mis edastati Gazasse läbi Jeruusalemma? Küsimus on selles, kes teadis, mida Hamasi plaanidest rünnata Iisraeli 7. oktoobril ja enne seda. Vaata, ma olen vanakooli mees ja olen ka Iisraeli advokaat. Ma tõesti usun, et on põhjus, miks eksisteerivad šok Vadoha Kerem, Mamlehtjot, valitsuse uurimiskomisjonid. Ja valitsuse uurimiskomisjoni raames tuleb kõik need küsimused, mille ma just üles lugesin, väga põhjalikult uurida. Ja tõsiasi, et 3 aastat pärast 7. oktoobrit pole neid uuritud, tekitab tõsiseid küsimusi selle kohta, kuidas see valitsus siin toimib. Teine asi, mida ma ütleksin, on see, et Netanyahu valitsus ei ole suutnud anda tugevat vastust Iisraeli, juudi rahva ja sionismi demoniseerimisele ja laimukampaaniale. Ja seni on väga vähe tehtud, et sellele vastu astuda. Maailmas on 5 tegurit, mis aktiivselt hävitavad Iisraeli legitiimsust. Need on Iraan, Katar koos moslemi vennaskonnaga, Türgi ning äärmusvasak ja äärmusparempoolsed Ameerika Ühendriikides ja läänes. Ja meil on vaja strateegilisi vastuseid sellele massiivsele infosõjakampaaniale, mis on käivitatud juudi rahva ohustamiseks samavõrd, nagu juudi rahvas oli 30. natsi ajal ohus. Hästi, kindlasti on siin palju, millega tegeleda. Ariel Cohen, aitäh teile teie analüüsi ja panuse eest.